Produtsent kaevas välja sellise auto. 2018 aasta Dacia Duster. Nelikveolise versiooni hinnad algavad 12 000 eurost ning tänu Prestige paketile ning mõnele lisale on konkreetse mudeli maksumus umbes 19 000. Väga põnev. Objektiivi hinna eest saab salongist auto. Tegemist muidugi ei ole päris tavalise kahuriga, vaid Canoni professionaalsesse klassi kuuluva L-seeria 200–400 mm zoom-torguga, millesse on paigutatud hulgaliselt lisasid. 1,4-kordne ainsa nupuga opereeritud telekonverter, stabiilne F4 ava, vaikne ultrahelimootor, et fokusseerimine oleks peaaegu hääletu ja nii edasi. Küsimusega jääb, kumb on parem valik? Selleks, et mõista, tuleb kogeda. Esimese asjana katsetame läbivust ning mõistame kiiresti, et nii Canon kui Dacia on mõlemad võimelised maastikul väga hästi hakkama saama. Kumbki kinni ei jäänud, aga tulles tagasi algusesse, siis Dacias jääb jalg ikkagi kuivaks, mida kahjuks Canoni puhul öelda ei saa. Tänu Canoni objektiivi 3,6 kilogrammisele kaalule ei pea külma pärast muretsema. Nahk on sellega ringi joostes märg. Dacias aga piisab nupu keeramisest. Kui räägime objektiivist ja autost, siis peab kindlasti ka võrdlema võimalust erinevaid objekte püüda. Pika zoom-toruga on see lihtne, sest et näed kaugele, aga Daciaga sõidad lähemale ja saad selle pildi kätte. Pildi kvaliteet on muidugi Canoni objektiivil veidi parem, aga Dacia pakub võimalust Photoshopi kasutada otse keskkonsoolilt. Küll väheste võimalustega, aga näed ära, mis pildil on. Ülalpidamisest rääkides ehk on Dacia hoolduse ning remondi leidmine mõnevõrra lihtsam kui Canonil ja ka teatud varuosad on odavamad. Näiteks Canoni müts maksab 120 eurot, porikummid Dacial aga 45. Päikesesirm on Canonil circa 400 eurot, Dacia tiib aga 250. Küll aga vajab auto erinevaid eelduseid ja aktiivseid kulutusi, näiteks lohad, parkimiskoht, kütus ja nii edasi. Testi kokkuvõttes saime aru, et mõlemad aparaadid on tööloomad, mis ei jää hätta ka rasketes tingimustes. Mõlemal seadmel on oma konkreetne kasutusala ning konkreetsed inimesed, kes just selliseid tööriistu vajavad. Milline oli meie kogemus? Canoni superzoomi on laotud nii metsikult võimalusi, et nendest võiks eraldi episoodi teha. Mõned asjad aga peame kindlasti välja tooma. 1,4-kordne telekonverter laseb nupuliigutusega minna pea 1,5 korda subjektile lähemale. Fookusmälu, mis talletab erinevad punktid, et teravustamine oleks veel kiirem. Erinevad stabiliseerimisrežiimid annavad võimaluse teda kasutada paljudes erinevates oludes ning andestavad väiksemad värinad. Bajoneti lähedal on eraldi sahtel filtrite jaoks, sest et nii suure keermega filtri leidmine on raske, kui mitte võimatu. Mõtlesime kõikide võimaluste peale ja jõudsime järelduseni. Kui sellel objektiivil pole mõnda funktsiooni sisse ehitatud, ju siis seda pole olemaski. Üldiselt on tegemist ühe parima Canoni objektiiviga omas hinnaklassis. See on raske, rauast, suurepärase pildi kvaliteediga tööriist spordi ja loodusfotograafile. Dacia kogemus aga oli midagi muud. Olime täiesti veendunud, et saame korraliku kõhutäie naerda. Tegemist on kõige odavama automargiga, mida Eestis müüakse. Kõik need jutud roolist ja istmetest kui lisavarustusest, meeletust mürast salongis ja nii edasi. Ausalt öeldes terve meeskond on pahviks löödud. See masin lükkus ümber kõik eelarvamused. Salong on konkreetne. Liigsetele vidinatele pole rõhku pandud. Kõik vajalik on olemas, lihtsalt leitav ning kättesaadav ka töökinnastes. See on auto, millesse ronid porise saapaga. Maanteel sõites ei ole müratase suurem kui teistel keskklassi autodel ning mõistlikult liigeldes on diislil piisavalt jõudu. Roolis olemine on piisavalt mugav,
rool on veidi kerge käes, aga mitte midagi hullu. Kurvis püsib auto üllatavalt hästi teel. Läbivuse osas nina ei saa krimpsutada. Jah, Dacial pole pidevat nelikvedu, aga tegemist ei ole off-road masinaga. Küll aga metsas, põllul või järve ääres ringi askeldades ei teki probleeme. Võib ka vinguda, et tagumine kaubaruum on kitsas, aga Duster ongi pisemat sorti sõiduvahend. Arutlesime natuke ka maaletoojaga garantii tingimusi. Vau! 5 aastat ja selle alla kuuluvad isegi istmekatted. Küll on seal nüansid, aga neist räägib müüja juba ise. Daciat võib kokku võtta ühe lausega. Ta on loogiline, aus ning avaldas silmaringi, mida kõike saab rahaga teha. Ühe kallima auto hinna eest võib vabalt Daciat täita ja hooldada aastaid ning sõita perega terve Euroopa läbi. Muidugi taandub selline asi juba inimese enda väärtushinnangutele. Mõned eelistavad asju, mõned kogemusi. Võtame eksperimendi kokku. Duster ja Canon on töövahendid spetsiifiliste soovidega inimestele. Neid võrrelda on tobe, aga me tegime seda siiski. Ära unusta subscribe'ida. Aitäh!